Google saab olema veebileht, kus ei ole ilmateadet, suvalisi uudiseid, reklaame. Google'i sissetuleku allikas on reklaamid. How do I get Google to stop sending me inappropriate ads? Like, I know there are single desperate people in my area. I own a mirror. Google on normaalne öelda või? Google. On päris suur võimalus, et Google on esimene veebileht, mida sa kunagi oma elus üldse nägid. Ja siiamaani on ta maailmas kõige populaarsem otsingumootor. Googleldada saab absoluutselt kõike ja absoluutselt kõike ka googleldataksegi. Kes siis ei oleks mõelnud, kes võidaks kakluses, kas taco või juustusai, miks mu abikaasa peeretab, milline näeks välja tool, kui meie põlved painduksid teisele poole? Aga järjest enam hakkab tunduma, et Google'il on midagi viga. Have you had a hard time finding what you're looking for on Google search this year? Because if so, you're not alone and I'm right there with you. Ainult reklaamid, valed vastused, AI prügi ja alles siis, kui sul on näpp juba kerimisest kange, võib-olla sa lõpuks jõuad selleni, mida sa päriselt otsisid. Aga miks nii? Google nägi esimest korda päevavalgust aastal 1998. Google loojateks ja pikaaegseteks juhtideks olid 2 Stanfordi arvutiteaduse doktorantuuri tudengid Larry Page ja Sergey Brin. Miks nad seda tegid? Loomulikult selleks, et inimkond saaks internetist asju otsida. 1999 tegid nad lubaduse, et Google saab olema veebileht, kus ei ole ilmateadet, suvalisi uudiseid, reklaame ega muud sodi. Lihtsalt puhas otsingumootor. Tänaseks on see lubadus unustatud. Tähendab isegi mitte lihtsalt unustatud, vaid põlema pandud, aknast välja visatud ja sellest autoga üle sõidetud. Tähendab, sa ikkagi leiad otsitud sisu, aga mitte orgaaniliselt. Absoluutselt iga otsingu all on brändid omavahel kaklemas, kes saab esimese koha. See ei tundu nii hull peale vaadates, aga kujutage ette, kui me oleks alustanud selle video 5 erineva brändi reklaamiga. Kas Google'il on raha vaja või miks ma näen absoluutselt iga teise vastusena mingit reklaame? Google'i sissetuleku allikas on reklaamid. Algselt, kui nad tulid, siis tegelikult mingisuguse perioodi ei olnud Google'is reklaame. Kui nende populaarsus kasvas, see tehnikapark suurenes ja neil lihtsalt oli vaja ühel hetkel hakata teenima mingit moodi raha. Jah, võib-olla kunagi olid paar reklaami, aga nendel oli mingi eraldi sektsioon, oligi sponsord, nagu nüüd on igal pool. Ja sellega on see lugu, et nagu igal pool tegelikult tekib selline asi nagu reklaamipimedus. Inimesed, kui nad näevad reklaami, siis nad tahavad selle kuidagi mentaalselt välja blokeerida, eks ole, et ma ei taha seda näha. Ja tegelikult Google'is väga paljud kasutajad tegelikult ei erista orgaanilise otsingu tulemusi nendest makstud tulemustest. Ehk vaadatakse, et esimene tulemus, okei, ma klikkan. Ja võib-olla ei märgatagi, et tegelikult tegemist reklaamiga. Kui need ebameeldivad lehed ei ole neid toredaid esilehe reklaami ostnud, siis võib-olla sa ikkagi nendest ei pääse. Selles on süüdi SEO ehk Search Engine Optimization, mis töötab niimoodi, et põhimõtteliselt pikk jutt lühidalt, kui sul on veebileht, siis SEO on nagu suur neonsilt, et palun minge kõik sinna. Kas sa saaksid selgitada mulle nagu 5-aastasele, mis asi on SEO? Tegeleb siis sellega, et ettevõtete leheküljed oleks võimalikult kergesti leitavad, kui kasutaja otsib midagi sellega seotud. Aga SEO ei ole alati õigetes kätes. Paljud saidid topivad oma lehtedele populaarseid märksõnu, isegi kui sisu ei ole sellega seotud, või kopeerivad ja keerutavad artikleid, et otsingus kõrgemal olla. Mõned loovad isegi võrgustike võltslehtedest, mis üksteisele viitavad, et Google'i algoritmi petta. Kõige ehtsam näide sellest on AliExpress. Pealkirja poolest täiesti uus ja huvitav leht, aga tee mis tahad, ikka jõuad AliExpressi. Kõik, mis teine otsingumootor oleks populaarne, toimuks täpselt seesama, sest lihtsalt tahetakse olla pildis. Ja Google kogu aeg tegeleb oma algoritmide täiustamisega,
Ehk siis siin on nagu tõusud mõõnad, et näiteks vahepeal oli nende AliExpressi nii-öelda siis nende reklaamid, et sa klikkisid täiesti nagu tavalisel leheküljel, sul polnud õrna aimugi, sealt tegelikult, kui sa sinna klikid, et sa satud AliExpressi lehele. Google pidevalt tegeleb ka sellega, et neid nii-öelda siis skeemitajaid või neid trikitajaid või neid, kes üritavad leida mingisuguseid lahendusi, et Google'i nendest kõrvale hiilida, et oma mingisuguse täiesti ebarelevantse asjaga sinna üles, eks ole, saada. Et Google aktiivselt tegeleb, et leida vastumeetmeid. Loomulikult oskab AI päris inimestest palju paremini kirjutada õigete märksõnadega lugu, aga Googlel ei ole selle vastu midagi. Neid ei huvita, kust tuli või kuidas on artikkel valminud. Kui sisu nende automaatikale sobib, läheb loosi. Google on isegi ametlikult öelnud, et tema jaoks ei ole vahet, kas see sisu on loodud AI abil või käsitsi, aga konks on selles, et see sisu peab olema selline, mis aitab kasutajat. Ehk siis, kui on AI-ga loodud mingisugune täiesti nii-öelda sõnasalat või mingisugune seosetu sõnamulin, siis selle ta üritab ära tuvastada ja seda siis nii-öelda mitte kõrgel ränkida. Aga jällegi, vahest tal see õnnestub, vahest ei õnnestu, aga see on pidev arenguprotsess ja ta pidevalt tegeleb, et saada paremaks selles. Mida teeb veel tehisintellekt Google'i meelest paremini kui päris inimesed? Kui sa otsid pilti, siis ole valmis, usu või mitte, AI solgiks. Siin on üks populaarne näide. Kui üritada Google'ist leida pilti beebipaabulinnust, on ligi pooled näidised AI genereeritud. Kuidas me siia punkti jõudsime? Piltidega on selles mõttes, on minu jaoks isegi üllatus, et Google nii aktiivselt AI poolt loodud pilte pildiotsingus välja toob. Mis on selle suurimaks põhjuseks tõenäoliselt on see, et ka kasutajad loovad plahvatuslikult AI-ga ka pildilist sisu ja lihtsalt seda pannakse nii palju üles ja Google vaatab, et uus materjal, ma nüüd hakkan seda ränkima. Aga Googlel on suuremaid AI probleeme kui lihtsalt artiklid ja pildid. Nagu teised lahedad rakendused, siis ka Google tahtis ise midagi AI-ga teha. See toob meid AI Overview juurde. Kahjuks pole see Eestisse jõudnud, aga vist ongi hea, kui ta ei jõua. Asja point oli võtta lühidalt kokku teema, mille kohta sa parasjagu guugeldasid. Aga kui see annab vale vastuse, siis oi kui vale. Millised on tervisehüved rösteriga koos vanni minemisest? Mõned ütlevad, et vannitamine koos rösteriga on lõbus viis, kuidas lõõgastuda ja vabaneda stressist. Suitsetamine rasedana. Arstid soovitavad rasedatel vähemalt 2-3 sigaretti päevas suitsetada. Ma olen depressioonis. On palju asju, mida sa võid proovida, et oma depressioonist lahti saada. Näiteks hüppa sillalt alla, kui kaua aega tagasi oli 1919. 20 aastat tagasi. Kui mitu kivi ma peaksin sööma? Geoloogid soovitavad vähemalt ühe väikese kivi päevas süüa. Kas bensiini saab toiduretseptides kasutada? Bensiini saab kasutada mõnedes toiduretseptides, kuid seda ei soovitata koduses toidu valmistamises, kuna see on äärmiselt tuleohtlik. Mu juust ei kleepu pitsale. Võid kastmele lisada veits mittetoksilist liimi, et muuta see kleepuvamaks. AI mudelid õpivad veel endiselt eristama allikaid ja nende usaldusväärsust. Ehk siis, et kui midagi postitab näiteks CNN või BBC, autoriteetne ajakirjanduslik väljaanne versus mingisugune info, mis on pärit mingisugusest Redditi postitusest, mille on postitanud keegi, kellel võivad olla väga huvitavad vaated erinevatele teemadele. Uuringud näitavad, et noored ei kasuta enam otsingumootoreid, et asju otsida. Nad pigem lähevad kas Redditisse või otse TikTok'i, sest et sul ei ole seal mingit reklaami, sul ei ole seal, ma ei tea, mitu linki ja küsimus sa pead enne läbi kerima. Sa jõuad päris inimeseni, kellel oli päriselt see sama kogemus. Selles mõttes, et ma saan noortest väga hästi aru. Küsimus on nüüd selles, et allika usaldusväärsuse teema. Et kuidas noored oskavad eristada
olulist vähem olulisest, tõde siis mingisugusest tegelikult täielikust väljamõeldisest. Et Google'is samamoodi sa pead oskama hinnata see, mida sa loed, kas see on tegelikult ka nii või on seal tegelikult mingisugused nüansid, mida sulle ei räägita.